kitsakava finaalis väljakule Stella Pikulia võimelisklubist Jaanika, palun. Stella. Ning nüüd mõni hetk, kuni jõutakse panna ära hinded ning kokku koguda hindamislehed. Ja kutsun võistlusväljakule järgmise võimleja Gerda Jää, võimlemiss koolist Tiiva. Kohtunikel palun kirjutada kindlasti võimleja nimi ning oma privaadinumber.
ja võistlema palume hüpitsaga Vanessa Kiviranna võimemisklubist Jaanika. Kohtunikud asuvad taas hindeid välja panema, kuid pealtvaatajatele nii siin saalis kui ka kodudes teade, et ERG-formi praegu hindeid ei sisestata, sest me ei olnud selleks valmis, et seda tuleb käsitsi tegema hakata ning kiirustades võivad juhtuda vead, mida kindlasti ei ole vaja. Seega hindeid sisestatakse nüüd kindlasti tänase õhtu jooksul võimalik, et juba jõuab ka võistluse käigus, kuid lubadusi me ei anna, samas õnneks autasustamine oli juba ette planeeritud homsesse õhtusse. Nii et vigade vältimiseks ei asuta kiiruga hindeid sisestama. Ja kutsun võistlema järgmisena Aija Teile Navitsa võitlemisklubist Rütmika.
Taretellet näeb ka pallifinaalis, nagu ka Vanessa Kiviranda. Ja järgmiseks kutsun finaalkava hüpitsas sooritama Maria Serebrovat spordiklubist Narvik. Väikese statistilise informatsioonina, kui mõlemas finaalis on 8 kava, siis võimlejate hulk, keda me näeme, võimlejate arv, keda me näeme, on rõõmustavalt suur, need nimed ei kordu väga palju, neid 16 kava tulevad sooritama 13 erinevat võimlejat. Kui ma õieti kokku lugesin. Ja hüpitsakava kutsume sooritama Darja Fetissova.
võitleja. Ning finaalis näeme hüpitsakavadega veel vaid 2 võimlejat. Ja välja kutsunud platsile Karmen Grigorovitši võimlemiskoolist Tiiva. Ja viimase võistlejana hüpitsakava finaalis kutsun väljakule Polina Muraško spordiklubist Norm. Polina läks finaali kõrgeima tulemusega.
Poliina. Sellega on juunioride hüpitsekava finaal